kallid sõbrad, tere teile kõigile. Lõpuks ongi kätte jõudnud see kauaoodatud jõuluaeg, kus enamus maailmas vist tõmbab pistikust stepsli välja või vastupidi, ma ei teagi, kuidas öeldakse, stepslist pistiku välja, just. Ja rahuneb maha ja leiab selle aja peatumiseks, sügavaks hingetõmbeks, mingiks suuremaks võib-olla kohaloluks ja ühendumiseks ja kallite inimestega koos olemiseks, nii et mina ka siis olen jõudnud selle väljatõmbamiseni ja olen siin oma kalli kaasaga Kerliga koos. Aitäh, Kerli, et ära jõudsid oodata. Et aasta lõpp on minul ka olnud väga kiire aeg ja endal ka hea meel, et saan lõpuks korraks peatuda. Ja nagu kombeks on olnud meil, siis oleme iga aasta lõpus teinud siukse mõnusa podcasti Kerliga koos, siis et võib-olla oma aasta kogemusi jagada ja võib-olla oma perspektiivi selles enesearengus, enda arengus edasi anda teile ja taipamistes, märkamistes, mis meis on olnud meis selle aasta jooksul ja mina panin isegi prillid ette, et veel selgemalt näha kõike seda podcastis toimuvat. Podcastis ja Kerlit ja elus ja iseendas ka muidugi. Nii et aitäh, Kerli, et oled minuga koos, et oled valinud olla minuga koos. Ja et me oleme saanud koos areneda ja edasi liikuda ja vahepeal vihastada üksteise peale, siis andeks anda ja siis jälle naerda ja siis nutta ja mida kõike on olnud. Aga igal juhul oleme nüüd siin, et teile edasi anda kõike seda, mida me siis oleme taibanud ja mul tuli täna siuke mõte, et ma panen siukse pusa, sest see valge kõik nüüd, mis siin on, see on Kerli. Ja see must siin keskel, see olen mina. Ja näete nüüd. Ja ühtepidi on isegi tasakaal olemas, nagu te näete. Nii et selline sümboolne pusa siis minul seljas täna. Ja kuidas sul siis, Kerlikene, see aasta läinud on? Mis sinu perspektiivis siis toimub? On ikka väga selline intensiivne aasta olnud. Et isegi ei saa öelda, et tööd oleks palju olnud, aga kuidagi olen kogenud seda hästi intensiivsena, et sisemised protsessid on olnud hästi tugevad ja kuidagi hästi palju on kogu aeg toimunud. Et ja seda ju ka inimesed ümberringi väga palju on väljendanud, et tõesti on intensiivne ja et ühtpidi nagu väljakutseid on palju olnud, samas on ka hästi palju selliseid läbiminekuid olnud ja selline käib nagu selline iseendaks kasvamine hästi tugevalt minu meelest. Et mis teemad on olnud aasta jooksul minu jaoks, mina olen kogenud, et hästi palju selline välja tõusmine välistest mõjutustest, et hästi palju on elu toonud olukordi, mis on õpetanud jääma iseendasse või looma iseendas seda keset järjest tugevamalt, et ei läheks enam nii kergesti laperdama vastavalt sellele, mis siis väljaspool iseennast toimub. Aga tere minu poolt ka, ma vist hakkasin kohe rääkima ja juba läks hoog sisse, aga küll mõtlesime, et see aasta võib-olla jätame vahele, aga näed, siin me jälle istume, et Tiidul käib see nii kiiresti, et mõeldud tehtud väga ootamatult. Vastupidi ikka tehtud mõeldud. Istusin jälle siia jõululaua taha ja saab jälle üks jutuajamine maha peetud, aga ühest küljest jah, et on selline, me ise ka nagu võtame nagu kokku
õhku ja tunnetame, et mis on siis olnud see aasta ja mis on hetkel siin ja praegu ja kuidas siis siit edasi, et meie enda siis sellist nägemust ja kogemust jagada. Mul veel siia vahele üks hea sõnum ka teile, et EKOS Eesti on siis meie selle podcasti toetajaks ka ja ta on meil seal viimase podcasti toetaja ka olnud, nii et mul on hästi hea meel, et nad on näinud seda väärtust selles, mida me teeme. Ja aitäh EKOS-i sõbrad. Aitäh EKOS-i sõbrad ja Good News siin ka meid levitamas ja aitäh Virkole, kes on kaadrite taga ja kõikidele veel teile, armad sõbrad, kes te kuulate ja jagate ja saadate võib-olla head tagasisidet meile ja keset elu 15 siis sooduskood annab sulle ka EKOS-is siis sellise mõnusa soodustuse ka, nii et kasuta kindlasti ja kasuta nende tooteid, sest nad on tõesti väärt tooted, annavad palju niisugust immuunsüsteemi tugevdust praegusel perioodil sinu süsteemile. Mida iganes sa vajad, neil on mida iganes sa vajad, kõik asjad on olemas ja ma just ise, et oleme välisreisile minemas ja just käisin, ostsin probiootikume nende omasid, nii et oleks välisreisil ka probiootikumid kaasas, et see on kvaliteettoode ja igal juhul võtame kaasa. Aga lähme siis teemade juurde, et praegusel ajal, jah. Ma ühe asja veel ütlen, et kui te kuulate, et siis kuulke pigem südamega, et mul on hästi see palve, et kui me oleme hästi nagu peas kinni ja sõnades, siis me võime hästi nagu, inimesed võivad, täna ma kogen seda, et hästi palju mõistetakse erinevalt, et inimestel on erinevad filtrid, erinevad kogemused ja need filtrid võivad nagu panna meid aru saama hästi erinevalt. Eriti kui me jääme kinni mingitesse sõnadesse, mis meid kuidagi trigerdavad, mis on võib-olla kusagilt on tekkinud varasema kogemuse pealt mingisugune negatiivne tunne seoses mingi sõnaga ja kui näiteks meie kasutame mingeid sõnu, siis võib tekkida ebamugavustunne ja see võib hakata nagu, see võib ära rikkuda tegelikult kogu selle kuulamise ja see on tegelikult nagu minu meelest kõikides vestlustes täna hästi aktuaalne teema, et olen nagu kogenud seda praegu päris palju, et me võime üksteisest valesti aru saada, eriti kui me oleme peatasandil, muidugi võib see ka muudel tasanditel toimida, aga pigem jah, et ma soovitan ja hästi palun, et lõdvestume, oleme südames ja et me ei taha kedagi õpetada, me lihtsalt arutleme ja et vaatenurki on palju, et isegi kui me väljendame mingisugust seisukohta, siis see ei tähenda, et me arvame, et see on ainus seisukoht. Et me täiega lihtsalt üks päev me võime kogeda asja ühtpidi, teine päev võib-olla juba meil tekib mingi uus perspektiiv ja minu meelest see ongi see, kus me praegu tõuseme sellest egotasandist järjest rohkem välja, kus on multidimensionaalsus, eks, et ongi erinevad perspektiivid, ei ole enam õige, vale, hea, halb, et sellest duaalsusest tõuseme välja multidimensionaalsusesse, et sellepärast nagu püüame lihtsalt avardada ja iga kord, kui me kedagi ka kuulame või me ise jagame, et siis selle läbi me nagu avardame omaenda vaadet ja maailma minu meelest. Ja just, et ma võib-olla ei ütle nüüd täpselt selliste sõnadega viimaselt meestekalt käis just ka üks huvitav sõnum läbi, et ma toon seda läbi vaatenurkade siis, et kui sul on üks vaatenurk, ainult üks vaatenurk mingile asjale või üks perspektiiv ainult, et siis see on vangla. Kui sul on kaks või perspektiivi juba, siis see on dilemma. Kui on 3 või enam, see on vabadus. Nii et mida rohkem sa elus suudad näha erinevaid perspektiive, seda nagu laiemaks su elu läheb ja seda kergem on mõista kõike, mis su
ümber toimub, see eks. on reaalselt see vabaduse Just, tunne, eks, mis enda just. sisse hakkab tekkima. Jaa, et see on nii vajalik, et meil tekiks see ja sealt hakkabki tekkima ka võib-olla, mida rohkem sul on perspektiive, sealt hakkab ka tihti tekkima see mõistmine, mis ei pruugi alati olla võib-olla meie nagu perspektiivi kohane küll, aga me näeme seda perspektiivi, on ju, et ja sul tekib läbi selle tihti ka mõistmine, ükskõik, kas sa oled vastaspoole suhtes või mis iganes või ka elluvaadete suhtes või neid võimalusi on palju, mille osas perspektiivi muuta, aga fakt on see, et läbi sellise perspektiivi nagu laiendamise tekib sulle seda südameruumi juurde, tekib sulle rohkem juurde seda kohta, kus sa mõistad kõike seda sinust väljapool toimuvat paremini ja võib-olla julged ka siis kas kui vaja andestada, julged ka kui vaja nagu lubada sellel olla nii, nagu ta on ja mis veel on ju. On suurem nagu neutraalsus, et see ei ole enam, ei pea minema konflikti, ei pea minema. Noh, ütle välja ja mis sa käid, ütle välja. Tulid meelde need kõik need kohad. Erli tuli meelde kõik need kohad, kus ta on konflikti läinud minuga. Pole mõistnud minu perspektiivi. Ühesõnaga, see läks praegu. Vabandust. Et ja mul unus ära praegu. No pole midagi. Eks sa oled ju näinud oma töös ka, et mis siis sinu nagu suksed suuremad taipamised või märkamised on olnud selle aasta jooksul, et olles ise ka nagu igapäevaselt seotud iseenda pideva vaatlusega, iseenda tunnete vabastamise, väljendamise ja vastuvõtmiste ja kõikide oma nii-öelda klientide lastest kuni täiskasvanud inimesteni, et mida sina siis oled märganud, mis need põhiteemad on, millega praegu inimesed siis nagu silmitsi seisavad ja kuidas siis läbi minna nagu paremini sealt nendest kohtadest? No hästi palju on ikkagi hirmud. Hirmud on üleval ja siit me tegelikult jõuamegi selle põhiteemani, mis minu meelest on nagu number 1 ja kõige olulisem, et loomine, mis asi on loomine. Et ja kuidas siis hirmudega tegeleda. Et kui me saame aru, et me ise loomegi päriselt oma mõtete ja tunnetega, siis kui me oleme kinni hirmudes või kui me jääme väga kauaks hirmudesse kinni, kui me ketrame hirmumõtteid ja me ei saa sellest kuidagi välja, siis see on see ajaliin, mida me loome, eks, et siis võivadki hakata realiseeruma need asjad, mida me kardame, või vähemalt ei ole see elu ilmselt siis nii voolav ja päris selline, nagu me soovime. Kui me valime, et see on nagu ikkagi valik enda sees, kas ma valin selle hirmutee, mis tuleb vanadest programmidest, hingemälust, alateadvusest, nendest kohtadest, mis kunagi on valesti läinud. Lihtsalt tegelikult toimub praegu puhastumine ja need hirmud tegelikult tahavad muutmist, et me vabastame, et me viime oma fookuse sellele, mida me tegelikult soovime, et me hakkame looma endasse rohkem turvatunnet ja usaldust ja valime selle usalduse tee ja armastuse tee. Et nüüd, et kas me järgneme sellele, mis tuleb meie alateadvusest, mis tuleb vanadest kogemustest ja mälestustest, või me valime teadlikult enda sees uue suuna. Et mis hästi minu meelest on vaja nagu meil nüüd päriselt aru saada, et meil ei ole vaja küsida, ma ei tea, selgeltnägijalt, et ütle palun, mis saab, vaid meil on vaja ise enda sees unistada,
leida üles rõõm, leida üles need soovid, need mõtted, need tunded, mida me tegelikult soovime kogeda. Ja meil on vaja neid luua endas ja meil on vaja luua endasse seda rahu ja usaldust. Ja meil on vaja vabastada need emotsioonid, mis meile veel raskust tekitavad, mitte nendesse kinni jääda. Minust on üks parimaid õpetajaid üldse elus, et kellel on väiksed lapsed ja kui ei ole, siis vaadake oma tuttavate väikeste laste pealt ja küsige neilt lihtsalt, et millest sa unistad. Ja vaadake, kui kergelt neil tuleb see, sest mõistus ei ole veel ette tulnud sellele loomisele, et see ei ole võimalik, sest ma olen ju praegu siin kohas elus ja see ei lahene ennem, kui ma olen teinud need käigud ära ja ennem, kui mul ei ole nii palju raha ja siis on see peab olema veel ennem tehtud ja nii edasi ja nii edasi, on ju, et lapsed niimoodi ei tee. Nemad ütlevad, et kui ma unistan, siis täiega, see on ju tasuta kogu raha eest, on ju. Ja tihti neil lähevadki täide, sest nad nagu nii siiralt unistavad, et kõige nagu huvitavam koht ongi see, et mis võib-olla paljudele ikkagi ei ole veel nagu selles perspektiivist võib-olla kohale jõudnud, et kui sa unistad, siis päriselt nagu usu ka sellesse, sest siis keerab selle raadiojaama õigeks ka. Et kui sa võtamegi nagu näite, et ma olen neid palju läbi podcasti toonud, aga vaata vahest on niimoodi, et inimene on 10 podcasti ära kuulanud, kus me oleme praktiliselt igas podcastis korranud neid mingid teatud teemasid ja siis 10. kord jõuab nüüd jõudis kohale. See raamatutega ka tihti nii, on ju, et kui me isegi kunagi oled lugenud, on ju, et see, mis sa lugesid võib-olla 10 aastat tagasi ja kui sa täna selle võtad kätte, sa leiad sealt hoopis midagi muud. Nii et jah, ja võib-olla täna meil tuli jutuks siin enne podcasti ka, et minu arust üks parimaid loomise ja sellise unistamise ja elus voolamise ja sihuke usalduse filme on Forrest Gump. Et vaadake, mis siis, et vana film, vaadake iga aasta, see tuletab meelde, et kuidas elu hakkab sind hoidma, kui sa ei lähe pingesse, kui sa unistad, kui sa liigud kogu aeg edasi, teadmata, mis toimub täpselt, tahtmata kindlaid vastuseid, et kuidas see ikkagi täpselt toimima hakkab, et kus ma täpselt 1 aasta pärast olen, kellega koos ma täpselt 1 aasta pärast, kas ma ikka olen koos, kas ma peaksin temast lahutama, kas ma peaksin kellegi võtma, mida iganes nagu su peas toimub, et hakka looma seda tunnet enda sisse. Jah, Mante, aga seal nüüd on nagu see koht, kus tihtipeale ei saada aru, et mis on siis vahe nagu sellele, et kus on illusioon, kus on klammerdumine ja kus on tegelikult see puhas loomine. Et kui me hakkame panema sinna mingeid konkreetseid inimesi, kui me oleme hästi jäigad oma loomises ja meil hakkab see rohkem tulema nagu mõistuse pealt, et vot ma tahan, et oleks nii ja just, et see tahan on veel seal, on ju. Et siis tegelikult kõigil on ju vaba tahe ja kui näiteks, ma ei tea, suhe, et on tegelikult lahku minemas ja võib-olla mõlema jaoks on palju õigem kaaslane on olemas kusagil, näiteks lihtsalt suvaline näide praegu, et siis kui hoida väga kramplikult kinni, siis jäävad võib-olla mingid väga olulised kogemused saamata või mingi väga olulise inimesega sul kohtumata, on ju, et me ei saa nagu jääda kramplikult kinni või siis, et me võtame teise inimese vaba tahte ära sellega, et me hoiame kelleski nii tugevalt kinni ja ütleme, et vot, aga mina loon ja see peab olema nii, nagu mina tahan, on ju. Et hästi oluline on luua seda, et ma olen õnnelik. Ma näen, et mul on see armastav suhe, mida ma soovin, aga me ei pea sinna panema konkreetseid inimesi, väga konkreetseid asju.
kui see tunne on hästi õige ja sa tajud, et teise jaoks on ka see õige, siis loomulikult on nagu suurepärane ka suhetesse niiviisi nagu panustada, seda sidet tugevdada, kasvatada, armastust kasvatada, inimeste vahel ühendust, sügavat ühendust luua. Et loomulikult siis on see nagu vägagi omal kohal ja muidugi ka siis, kui on lahkuminek, siis et seda tervendavat armastust ikka on hea hoida nagu minu meelest igas suhtes. Aga võib-olla tuleks need tunded on ju vastu võtta, et ega me ei saa ka nii ainult sellised, oi, nüüd on ta, see suhe on justkui nagu toksiline või et ta kogu aeg on mingisugune üks teema seal suhtes üleval ja see on nii ebamugav, et miks ma peaksin siin suhtes olema. Aga vahest tasub ka märgata, et mis tunne, või tegelikult mitte vahest, vaid alati tasub märgata. See on tegelikult üks olulisemaid asju, me täna tekkis ka siin nagu väike diskussioon selle üle, et kas inimene peaks nii, kui on kohe ebamugav suhtes ja võib-olla oled alles pool aastat, 2 kuud, 3 kuud, võib-olla aasta, mõnikord juba 2, kus alles maskid hakkavad kukkuma, on ju, olnud kellegagi koos ja see nagu võib-olla algusest saati on ebamugav olnud, aga kui sa päris aus iseendaga oled, et sa pole võib-olla algusest saati ka üldse vastutust võtnud selles suhtes iseenda tunnete eest ja kumbki pool ei ole vastutust võtnud, siis käib üks suur sõda ja üksteise materdamine ja üksteisele pinge loomine pidevalt ja tegelikult hoopis õppetund, et mis tunne see on, mis iga kord su kaaslane sinus üles toob, et kuidas ma saaksin seda tunde läbi kogeda ja lahustuda ja kui sa nagu tunned, et tegid ära ja siis ei muutu midagi, et sinus on rahu, aga teine ikka nagu lihtsalt paneb nagu saeveskis laudu peale, on ju. Aga sina tunned täiega rahu, siis sa saad aru, et kui ei taha muutuda, siis ei taha, siis tuleb edasi liikuda, aga ma ei kutsuks nagu siin võib-olla ei ütleks seda, et see on vaja väga kiiresti ära teha, nii kui on ebamugav kohe. Kindlasti mitte, et kindlasti kogege, kindlasti vaadelge, kindlasti analüüsige ennast, kui vähegi võimalik, võtke enesearengu perspektiivist midagi ette, minge tehke teraapiat, käige, avastage, hingake, tehke mingeid aktiivseid meditatsiooni, käike psühholoogide juures või mis iganes. Harjutage vaatlemist lihtsalt. Harjutage vaatlemist, mediteerige, võtke kõige lihtsamad mediteerimise oskust, kas või lihtsalt vaata 10 minutit küünaleeki, et vaata, kas suudad vaadelda. Eriti seda vaatlemist ka, et oma tunnete vaatlemist, seda olukorda, et tavaliselt ikkagi kui suhetes on mingid sellised teemad, siis see ei ole tavaliselt esimest korda, et siis on inimene ikkagi kogenud seda ka eelnevates suhetes ja kui me juba suudame nagu vaatlejaks jääda, siis me näeme seda mustrina ja nendest mustritest on küll täna juba palju-palju lihtsam välja astuda, kui sa juba nagu astud tagasi sammu ja jääd korraks niimoodi hingama ja et sa ei reageeri enam, lihtsalt otsustad, et ma ei reageeri enam nii, nagu ma olen seni seda teinud. Ja ma jään kohale ja ma hingan selle ebamugavuse välja oma kehast ja lõdvestun ja siis peaks tulema see muutus ja nüüd, kui see suhe ei ole määratud pikemaks ajaks, siis tavaliselt hästi kerge on see lahtilaskmine. Aga kui seal on ikkagi veel midagi, mida oleks vaja omavahel, on mingid kokkulepped, mis on mõeldud koos ärategemiseks, üksteise edasi juhatamiseks või mis iganes koostöölepingud seal on, et siis on vaja veel midagi vaadelda ja kui mingist kohast läbi minna, on ju. Ja siis see aktsepteerimine, et tegelikult ju meil minu meelest üks olulisemaid asju on see, et me siin praegu, et me avardaksime seda südameruumi pidevalt nagu südameenergiat. Et kui me räägime südamest, siis me ei mõtle ainult seda organit, vaid me mõtleme seda energeetilist südamepiirkonda, mis tegelikult tahab meil praegu nagu kasvada, avarduda. Ja niimoodi me võime nagu tunda, et kui see südameruum avardub, siis meil on nagu rohkem ruumi, me justkui isegi oleksime nagu suuremad kui meie keha, nagu siit, kui see südameruum hästi palju avardub. Ja nüüd need suhted siis aitavadki meil tegelikult seda protsessi nagu esile kutsuda, et just nendes ebamugavates kohtades,
kus me suudame teist inimest aktsepteerida sellisena, nagu ta on, kus loomulikult ei pea aktsepteerima mingit vägivalda ega midagi sellist. Piirid on väga olulised, aga just see, et aktsepteerida inimest sellisena, nagu ta on. Ja tihtipeale läbi selle tuleb muutus ja tihtipeale läbi selle ka südameruum endal avardub ja läbi andestamise samamoodi, et see südameruum nagu muutub suuremaks ja kandvamaks, tugevamaks. Ja see on äge jah, et mul hiljuti oli just ka vaata siuke koht, kus ma nagu, võib-olla igal inimesel ma arvan, et on siin universumis keegi või miski või midagi, mis ei sobi või mis ei sobitu, on ju, minu nagu vaatevinklist või minu perspektiiviga või minu mõttemaailmaga, minu tunnete maailmaga, mis iganes maailmaga veel minu seest. Ja mõnikord inimesed käivad oma olemusega, oma energiaga hullult närvidele ja lihtsalt mõtled, et nagu vahest on olnud isegi tunne, et kustutaks kellegi lihtsalt mingisuguse profiili ära, et ma ei tea, millegi pärast vaata, ega siis universumis on ka nii kaua ta sulle ette viskab seda tegelast, kuni sa ta vastu võtad ja ära aktsepteerid ja enda sees ja on olnud praegu viimasel ajal hästi palju seda kohta, kus üks pool ütleb, et nagu lihtsalt ei taha kuulda ega näha ega mitte midagi sellest inimesest, aga siis teen nagu selle aktsepteeringu enda sees ära, nagu lõdvestun ja rahunen ja nagu aktsepteerin, et mis iganes ta teeb, kus iganes ta on seal, kus ta on ja on selline, nagu on, et ega ma temaga koos ei pea ju olema ega elama, vaid las ta olla. Tekib siuke rahu ja siis vaatad, et täitsa lõpp, et järgmine hetk tuleb see inimene sulle vastu ja nii soe, nii siiras, nii südamlik, kuigi info mingi kanali kaudu käib nii hullult närvidele, et ma ei tea. Elu sees ma oleks kaarega nagu mööda läinud, aga ma tegin selle aktsepteeringu ära ja siis tekkis nagu mingi rahu ja siis vaatadki, et vau, et nii äge, et ma selle ära tegin. Aga see ongi tingimusteta armastuse avamine minu arusaamist mööda, et seal, kus sa teed, see aktsepteerimine ei ole nagu see sõnana tundub nagu mingi, aktsepteerin. Et sa peab sust nagu elukaaslane umbes saama või äripartner või? Aga tegelikkuses on see, et sa avad oma südame. Ja lubad olla teisel see, kes ta on, mis annab sulle loa olla see, kes sa oled. Ja tegelikult ju praegu mina näen, et me just, mis on nii põnev, et seni, kuni me oleme olnud nagu hästi palju pimedas või nagu me oleme olnud ikkagi väga nendes egomustrites nii palju põlvkondi, nii kaua, ma ei tea, aastatuhandeid on ju, mingites ohvriprogrammides ja sellises nendes mustrites kinni ja need mustrid on küll nagu äravahetamiseni sarnased, kui me näeme, eks, et millega inimesed on hädas, et kui on mingisugused egotasandi mustrid, siis nad on nii äravahetamiseni sarnased, et inimesed nagu räägivad samade sõnadega, samade lausetega, vastaspooled käituvad äravahetamiseni sarnaselt, nagu kui sa võtad erinevaid inimeste näiteks suhteid. Aga nüüd, kui me liigume nagu järjest rohkem välja sellest, et me näeme läbi juba neid egomustreid, me tõuseme neist välja, siis hakkab tulema esile nagu see inimese ainulaadsus, kes ta on, ma ei tea, hingena, vaimuna, oma enda olemuses, oma mingites tohutu kogemuste pagasiga kaugetest aegadest, on ju, et hakkavad inimese ainulaadsed kvaliteedid ja tugevused ja väärtused tulema nähtavaks ja vot seal me ei ole enam nagu nii sarnased, et kui nagu, et just jälle see multidimensionaalsus on ju, et kui varem oli või et kui nagu mingis mõttes me oleme justkui kõik hästi-hästi sarnased, siis mingis mõttes me oleme kõik hästi-hästi erinevad. Ja see minu arusaamast mööda ongi, et kui me oleme nagu nendes mustrites veel kinni, siis on hästi palju sarnasusi ja hästi sarnaselt saab ka neid asju lahendada, et ongi nagu ühed samad vastused, kuidas neid olukordi lahendada. Aga nüüd, kui me nagu tõuseme välja ja tulevad meie unikaalsed
omadused nähtavaks ja ka teemad, siis juba tuleb nagu väga individuaalselt läheneda, et kuidas kedagi aidata, et ei ole enam nagu selliseid kindlaid lahendusi. Et see on hästi huvitav. Aga mis mul endal nagu aina rohkem on läbi käinud ja olen kuulanud ka erinevate inimeste niisuguseid podcast'e on ju, siis hästi läbi teema on ikkagi see, et see iseenda ühenduse ärakadumine praegu aina rohkem ja rohkem ja rohkem, mille pärast ka ATH-d siis nagu aina kiiremaks see nagu kasvu läheb ja täna ma juba julgeks öelda, et enamus inimesi on ATH mõju all, justkui see ärevushäire mõju all, sest et see väline on meid nii üle võtnud ja mul oma nagu märganud nagu teraapiates, et kuidas inimesed tulevad ja sa näed, et ta ei suuda üldse nagu pilku nagu fookusesse saada, et seda nagu keset kätte saada, vaid see nagu hajevil olemine on nii nagu normaalsus juba. Kehaühendust ei ole, et seda, et vau, et oota korra, tule kehasse ja kõik rahuneb. Vaid kui sa oled nagu väljapoole ja kehast lahti, siis sul ongi kogu aeg niimoodi käed käivad ja mõtled, et kõik nagu mis teha. No sa ei oska mitte kuhugi oma keha panna nagu, sest sa ei ole kehaga ühenduses. Ja siis nagu see on nii äge, et ja samas on neil unetused ja depressioon ja ärevushäired ja paha olla kogu aeg ja süda klopib ja vererõhuhäired ja you name it, nii palju asju. Ja siis teatud praktikatega saad inimese keskmesse ja äkki nagu see inimene muutub, kõik rahuneb, mingisugune kese tuleb ja ütleb, et vau, kuidas see võimalik, ma olen kõik arstid läbi käinud, ma olen kõike proovinud, aga ma pole seda proovinud, et endaga ühenduda, nagu kõike väljaspoolt olen proovinud. Ja samas jällegi, et seda me oleme ka nii palju rääkinud, see iseendaga ühendumise tunne. Nüüd just lõppes ju ka nädalavahetusel lõppes meestekas ja kuidas need mehed nagu lähevad nii ilusaks, nii nagu südamesse naistele, nad lähevad koju, naised tunnevad sekundite pealt ära kohe, et vau, see mees on ühenduses endaga, see mees on nagu keskmees ja kohal on ju, see mees on lihtsalt kohal. See on nii tuntav. Et see on äge ja see on, ma arvan, et ma ei tea, kas on ainult meeste suurem probleem, aga võib-olla naiste ka mingis mõttes, aga täna, millest me rääksime, et milleks on antud siis nagu, aitäh Kaarel, minust Kaarel, sinu raamatust ma lugesin seda, et milleks on antud siis inimesele kõrvad ja suu. Meie muidugi siin nüüd viimaste, ma arvan, et tegelikult pikalt juba sajanditega, sajanditega vist oleme saanud aru, et sellepärast on kõrvad, et on ju, et kuulda ja et rääkida on ju palju, on ju. Suu selleks, et jah, et suu oleks, et rääkida ja kõrvad, et vähem kuulda vist midagi sedapidi. Aga tegelikult on vähemalt päris õige perspektiiv, et me rohkem kuuleksime ja vähem räägiksime nagu, on ju. See oli ikka nii, et miks meil on 2 kõrva ja 1 suu. Okay. Sellepärast, et kuulaks rohkem ja räägiks vähem. No just, et kuulaks rohkem ja räägiks vähem, et just kuulaks rohkem. Et see ei ole kõige kergem tegevus, et on ju, et kuulda, nagu pidevalt kuulda, et ma arvan, et iga mees... Sul on tõesti sellega... Ja see ei ole mul. Kuule, meil meestekatel nagu räägime palju sellest, et kui kerge siis on tulla peale tööpäeva koju ja olla veel kuuldel, nagu mida naine tahab sulle rääkida, kellel on vähemalt 285 erinevat tunnet ja ta tahab neid kõiki jagada. Aga mees tuleb koju, tal on nagu jumala lihtne, tal on 2 tunnet. Sitt ja normaalne. Vaata, kui lihtne mehel on. Ühes kõrvas on sitt tunne, teises on normaalne ja ongi lihtne. Asi on nii lihtne, aga katsu sa seda 285
erinevad tunnet ära kuulata, mis päeva jooksul naisel kõik juhtunud on peale tööpäeva. Naine tahab mehega südamesse no tuua, jaa, kehasse tuua. täiega saan aru ja täiega mõistan, kui palju lihtsamaks läheb, kui sul lõpuks need kõrvad lahti lähevad ja hakkad kuulma, on ju. Ja selleks on jällegi ühendust vaja, on ju. Et kuidas siis saada ka, et kui sa tuled nagu pikalt tööpäevalt koju, et mis on ka kas või see kõige minimaalsem praktika, et okei, sul on veel laste möll ja kõik, et kas sa teed siis selles võib-olla autos siis selle ühendumise ennem ära, ennem kui sa tuppa sisse lähed. Et sa hingad ja teed nagu tunded, kuidas su päev on läinud, kus sa praegu elus oled, kas sul on kerge olla kehas või on raske, et sa tunne, mis iganes seal on, sa lihtsalt tunned ja sa ei pea mitte ühtegi lahendust nüüd, see on kõige võib-olla raskem koht, sest inimesed, mis see lahendus on, mõttetu tegevus, kui lahendust ei ole. Või muutma kohe midagi. Kohe peab muutuma. Aga nüüd, kui sa leiaksid selle kas või selle 5-10 minutit ja see ongi meditatsioon, sügavalt hingata, märgata üldse, kas sa hingad, kui palju sa hingad, kui sügavalt sa hingad, tunda, mida sa tunned praegu. Sa võid see päevas mitu korda teha. Ja mis mõtted su peas on, kas on mingid sundmõtted, mis ei anna sulle rahu, mis lahendust sa tahad seal peas leida või mis mõtted sul käivad, mis kodus toimuma hakkavad, mis iganes. Ja lõdvestuda kõigesse ja siis ongi nagu nii äge, kuidas inimesed ka sinu nagu teraapiatest tulevad, ma vahest satun nägema, kui Kerli juurest nagu tullakse ja vau, need silmad on briljandid inimesel lihtsalt ees ja vaatad, et mis täitsa nagu uuesti sündinud, see väike laps, kes on just, ma ei tea, kakapüksist ära saanud ja enne tissi saanud. See elu on lill. Et lihtsalt piltlikult on ju. Et see nagu nägu on inimesel peas ja vaatad, et on just ühendunud iseendaga ja temast on saanudki valgus. On ju? Jaa, see, kui me selle oma sisemise valgusega saame ühenduse, siis see on tõesti kohe näha silmist ja kogu olemusest. Aga jah, see vaatlemine, ma arvan, see on ikkagi nagu hästi-hästi oluline lihtsalt, et tuua see fookus kehasse, südamesse, vaadelda oma tundeid. Sa ütlesid ka, et vaadelda oma mõtteid, seal on lihtsalt see oht, et kui ei oska neid mõtteid nii vaadelda, et lased neil minna, siis on väga lihtne ära eksida ja kaasa minna nende mõtetega jälle ja siis sa oled jälle kadunud, on ju. Et kõige lihtsam, ma arvan, peale tööpäeva on see, kui sa tood lihtsalt fookuse kehale ja hingamisele ja lihtsalt lubad endal tunda tundeid, mis iganes siin on ja lubad kõigel olla. Et isegi kui on raskus või pinge või surve, sa lihtsalt vaatled ja hingad ja sa ei taha tast lahti saada, sa lihtsalt oled ja koged. Ja hästi hea ongi endale öelda, et ma kogen seda tunnet praegu. Mitte mina olen see tunne või jälle see tunne või miks mul on või minuga on midagi valesti kindlasti või nüüd, mis nüüd juhtub või et need mõtted võiks küll nagu kõik lasta lahti endast ja lihtsalt, et ma lihtsalt kogen praegu seda. Ja siis väga kiiresti tegelikult see juba lahustub ja annab järgi ja tuleb see sisemine rahu tasapisi tagasi ja üli oluline, et ikkagi kui on intensiivne aeg või kui on ärevushäired, kui on hirmud, kui on tõesti mis iganes siis need vaimsed sellised erinevad ebamugavad seisundid, tuleb käia looduses nagu päriselt, see on oluline. Tõesti. See on ülioluline. Et iga päev lihtsalt, kui on nagu pidev teema, siis mäletan ise, et kui olid ikkagi keerulised hetked, siis ma pidin lihtsalt iga päev olema mingi 2 tundi metsas jalutamas ja lihtsalt hingasin puudesse välja oma hirmud ja valud. Või ohkega välja, sest et sa lubad siis tundel on ju tulla. Jaa, et täna ju teadlased ka juba nii palju on seda ära tõestanud füüsiliste katsetega, et kuidas inimese keha hakkab väga kiiresti looduses päriselt muutuma, nagu seisund hakkab muutuma, keha sisemine seisund.
et see ei ole tõesti mingisugune nagu niisama jutt. Tegelikult on ju nii palju lihtsaid, üli lihtsaid praktikaid, et tihti inimesed nagu esimene asi on, aga noh, kuidas siis leida abi ja minul samamoodi, et kui ma leidsin endale, oli see väga-väga keeruline aeg ja tõesti mõtlesid, et kuidas üldse välja veab, on ju, siis see OM-i laulmine näiteks, et tõesti, et noh, ma ei tea, laula see 21, me tegime samamoodi meestelaagris, viimasel ajal ma hästi palju klientidele olen koos teinud seda praktikat, laulame 21 OM-i koos. Laulame, kui ma näen, et ta ei saa nagu mitte kuidagi neid käsi rahulikuks ja ta ei saa mitte kuidagi kehasse, pilk paneb nagu porikärbsel nagu, siis kuidas saada nagu, see läheb kohe põnevamaks, et kuidas saada endaga nagu ühendust, siis laulamegi koos A, U, M nagu laulad seda ja võtadki ja esiteks paneb sind keskenduma, et näppudega loed või võtad helmed, on ju, ja paned selle, teed hääle lahti number 1, et ülioluline, et sa ei laula seda vaikselt, niisugune nagu hiireke kuskil nurgas, vaid teed hääle lahti, lased on ju hääle välja, siis lased selle välja hingamise hästi vabaks, teed sisse hingamise hästi sügavaks, see ongi juba ühendumine. Lihtsalt om, on ju. Jaa, või lihtsalt om või noh, mida iganes. Pärast, kui sa õpid seda laulma, siis sa hakkad üldse häälikuid juba kasutama. A, O, U, M näiteks, on ju. Minule endale meeldib 4 häälikuga laulda. Sest sa teed nii pikalt, aga kes teeb lühemalt, siis on om väga hea. Nii, et see on üks, ja hiljuti ma nägin üks päris äge praktika ja vaata, kui nüüd, kuidas jooksevad pusletükid lõpuks kokku, et mis on hästi nagu läbiv asi, tihti ka Osho meditatsioonis on see hoo. Ja üks hiinlane, nagu, kes on väga populaarne, nagu, keda ma jälgin, aga ma näen, tal on meeletult palju inimesi jälgib, oli siuke praktika, et paned käe ette ja hakkad nagu seda teed nagu vastu kätte, et sa tunneks oma hingeõhku ja teed seda niisugune minut aega. Ja pärast seda sa tunned, kus su keha suriseb kõik, et ta lööb sul siit nagu selle sinu päiksepõimikus selle ploki lahti, et põhikoht, kuhu takistus jääb, alumiste ja ülemiste egokeskus siin, eks, lööb nagu selle lahti ja lööb energia liikuma ja samamoodi, et pärast on nagu tunned, et see hääl tuleks siit alt, mitte kõrist, sest noh, ka üks hästi läbiv teema, mida me pidimegi rääkima ka, vaata, et on see, et eneseväljendus ja aina nagu keerulisemaks läheb, et me märkan nii laste poolt vanemate suunas, kui vanemate poolt laste suunas, kui kaasade poolt üksteisele, mehe-naise vaheline suhtlus ja kõik sellised teemad, aga kõik on nagu siis see julgus valida iseennast ja see tunne, et igal hingel on õigus valida iseenda tunde järgi nagu iseennast. Oli õige, ütlesin õigesti. Vist küll, jah. Läks keeruliseks. Vaba tahe ühesõnaga. Just, ma mõtlesin kogu aeg, mis sõna see oli. Vaba tahte nagu valik. Ja. On sul ka nagu seda sinu nagu klientide osas nagu palju läbi käinud, et see just see julgus ja nii suur hirm on seda nagu iseenda sees seda otsust ära teha, et ma lähen ja väljendan just südamest, mida mina tunnen ja mida mina vajaks. No ma võin öelda, et mul on endal see väga keeruline olnud läbi elu, et see ei ole üldse lihtne ennast väljendada ja see tundub isegi tänase nagu mõtete juures nagu arusaamatu, et mul ei ole ju olnud mingeid hirmsaid negatiivseid kogemusi või et miks see peaks siis olema nagu nii suur hirm. Aga ongi hirm on kellelegi haiget teha, hirm on teise inimese reaktsiooni ees, eriti, et äkki ta vihastab või ma ei tea. Eriti, kui sa oled sõltuv, et eriti kui lapsed, kes on sõltuvad vanematest ja elukaaslased, kes on sõltuvad ühte või teistpidi üksteisest, on ju. Seal tekib kohe see mingisugune nagu alateadlik alalhoiu instinkt, et äkki siis läheb täiega pekki kõik, kui ma nüüd ennast nagu oma vajadustes väljendan, on ju. Või siis ka see kodurahu huvides on ju, et ongi, et kui mina tulen kodust, kus
kus ei olnud kaklusi või vaidlusi või ei väljendatud ennast kuidagi niiviisi väga otse või valjuhäälselt, vaid lihtsalt oligi selline hoidmine, aga samas ka ilmselt igaüks midagi hoidis endale ja surus ka midagi alla tänu sellele, et mitte kellelegi kuidagi haiget teha või riivata. Aga jah, see on see, et samas see kasvatas selle hirmu ka, et ei julgegi ennast väljendada ja ei oskagi ennast väljendada ja tihti võib-olla ka nii alateadlikult juba surud alla mingeid asju, et sa isegi ei märka, et sa seda teed, et paned nagu kõrvale, et see pole nii oluline. Ja las ta olla, et see on nii väike asi, et see ei ole üldse midagi. Ja siis ta niiviisi kuhjub ja ühel päeval on kuhi koos, on ju, et. Aga teine saab nagu justkui nagu kindlust ka selles osas juurde, et järelikult see sobib, kui midagi öelda. Jaa, täpselt. Ja ma olengi kogenud, et kui siis lõpuks ennast tegelikult väljendad, siis tegelikult teine on väga kiiresti valmis ka muutust tooma, on ju, eks, aga lihtsalt pole ju öelnud ennem, on ju. Et kuidas siis saab see areng üldse toimuda, kui ei jaga. Aga jah, see väljenduse hirm, see kõrikeskus on ikkagi olnud tõesti nagu väga kinni ja tasapisi praegu siin inimkond avab oma kõrikeskust, aga tõesti väga paljud ikkagi ka seanssidel ma näen, et inimesed ei julge isegi teha seda dialoogi, et kui sa kujutled teist inimest endale ette ja sul on tegelikult seal tunded kinni ja sa tahaksid või tegelikult oleks vaja väljendada ennast kasvõi, et mõtle, teist inimest ei ole isegi reaalselt sinu ees. See on kõige huvitavam. Ja sa ei julge väljendada. Sul on hirm, sest see on nii tavaline. Ja seda on üsna palju, et mitte mingeid hinnanguid ei anna siin, on ju, et lihtsalt see on lihtsalt see tõsiasi, et me ei julge. Ja see on põnev ja ja samas, et üks osa minu igapäevatööst on ka nagu kehamälu vabastamine inimeste kehadest ja kui sa palud nagu väljendada või üldse in-jooga tundides, et kus ma palun, et ma ju näen sinu keha asendi järgi, mis su kehas toimub joogatunnis. Ja ma näen, kuidas sa nagu teed seda hoidmist, et sul on nii ebamugav, aga sa ei lase ka seda häält nagu vabaks, on ju. See on algul väga veider. Väga veider, aga üldse nagu kehatöö puhul ka, mis on minu jaoks jälle tänaseks nii normaalne, nii loomulik, nii iseenesestmõistetav, et kui mul on ebamugav, siis tee häält. Aga mida ma mõtlesin veider selle koha pealt, et ma mäletan, et kui alguses sai mindud nagu gruppi, kus teised tegid häält, siis see oli nii veider. Ma mõtlesin nagu seda, et see oli nagu issand, mis hääli nad teevad, nii õudne. Ja kallistamine. Ja see alguses tundub nii, kui sa ei ole harjunud seda tegema, siis see tundub alguses väga veider. Aga üks asi ka, et mis nagu, mida võiks praktiseerima hakata, et just see silma vaatamine on päris huvitav asi, et praktiseerige kodus seda siis, et olete nagu pikalt koos ja küll silma küll vaadatud siin, eriti nagu pikalt on ju. Aga kui päriselt inimesed panna nagu, et kuule, vaata nüüd siiralt silma ja samal ajal ära kontrolli ennast, vaid hakka hingama, ära pane keha nagu pingesse ja vaata, mis siis juhtuma hakkab nagu. Et vaata nendesse silmadega, kas on mugav vaadata või kuskile, on ju? Korra ma vaatasin kaamerasse, saan andeks, et kohe otsa sa valid mulle jalaga toiksu, miks sa mulle silma ei vaata? Ei pannud. Ja mis ma märkan, et mis on veel kõige olulisem, on, kui teil on väiksed lapsed ja seal on juba täna hästi tugev see probleem, et see arvutimaailm on lapsed nii üle võtnud ja välised vidinad igasugused on nii üle võtnud, TikToks scrollimine on nii üle võtnud, ja neil on tõesti ebamugav silma vaadata nagu. Lapsed, mis tunduks nii loomulik, okei, need kuni 7-aastane on veel loomulik, aga sealt nii kui kooli minnakse, et seal silma vaatamine, kallistamine, ei ole enam ja siis kuskil jälle mingis eas õpitakse see tagasi ja see muutub jälle loomulikuks. Aga et me ei jätaks seda vahet, seda 15-20 aastat, kus me oleme nagu mega lahti ühendatud, et see lastele ka meelde tuletada ja vaadake neile silma ja rääkige, lubage
neil nagu väljendada, et mis teie vajadused on, et nad julgeks üldse hakata väljendama, et tegelikult mulle ei meeldi, et mind võib-olla liiga palju nagu, ma ei tea, kas kontrollitakse või tahetakse nagu kuidagi suunata või vanemad tahavad lapse eest valida ära nagu tema selle vaba tahte, et sinust peab saama keegi, kes sa tegelikult ei ole, vaid sest vanemad ikkagi oma hirmudes tahavad rahuldada oma neid turvatunde soove, et teha neist kellegi, et oleks pärast vähem tüli ja et hirm on nii suur, et kui sust advokaati ei saa, kui sust juristi ei saa, kui sinust seda inimest ei saa, kinnisvara arendajat, kes olen mina, siis sa oled mõttetu mees nagu või naine või tütar või poeg. No lihtsalt tahetakse jah kindlustada ilmselt, see on nagu elementaarne, et tahetakse ju lapsele parimat, eks, aga jah, tihti me ei oska võib-olla nii hästi kuulata või aru saada, et kuhu see lapse hing tegelikult liikuda soovib. Aga seal on see ruumi loomine jälle vajalik, et kui sa ise lood selle silmsidemega, kas su silmades, enda silmades on ka pehmus sees, seda on nii suur vahe, see on nii huvitav. Kas sa vaatad niimoodi nagu, no räägi, on sul mingeid probleeme ka või? Ei ole, väga hea, et ei ole. Või sa vaatad nagu pehmelt, et vau, pojake või tütreke, kuidas sul läheb? Kas sul on midagi, millest sa sooviksid rääkida, ma soovin olemas olla. Ta tajub sinu sellest, et see tunne tuleb siit nagu. Et see on nagu ülivajalik. Nagu. See südameühenduse loomine on tegelikult see minu meelest, ja see ongi A ja O ja number 1, et kas meil on südameühendus oma kaaslasega, elukaaslasega, mehega, naisega, kas meil on südameühendus lastega, kas meil on südameühendus inimestega, kellega me oleme lähedased. Et see on ju kõige olulisem ja see ongi see, millest tegelikult, mis väga tihti lapsi võib-olla ka suunab sinna arvutitesse igale poole, et neil tegelikult puudub see ühendus ja see on nagu see tühimik, mida on vaja täita. No nende jaoks on ühendus internetikanalid ja sealt kaudu vaata, et sa oled kuulud kuhugi. On ju, see gruppi kuhugi. Aga et see on nagu see päris vajadus tegelikult, see südameühendus ja see on asi, millesse oleks vaja panustada, aga kui inimesed on ise nii hõivatud, graafikud on nii täis, aega ei ole, pidev kiirustamine, see ühendab meid ennast nii lahti ja siis need lapsed on ju täiesti nagu peata kanad, kuhu nad jooksevad, neil puudub see tugipunkt, millele toetuda. Minu arust järgmine pandeemia ongi kiirus. See on jah, ja seal ongi jah see, kus me ühendame ennast iseendast nii lahti, et tegelikult aeg on plastiline ja järjest plastilisemaks muutub, et see hingamine ka aitab hästi nagu seda aega tegelikult nagu tuua ennast kohale ja aeg justkui muutub. Et see on hästi huvitav, kuidas näiteks seanssidel, kui me läheme hästi sügavale iseendasse, kuidas see aeg muutub järsku selliseks, et näiteks 1,5 tundi võib tunduda nagu pool tundi, No 5 minutit tundub tund aega, kui inimene teeb sügava lõdvestuse. Võib-olla erinevat pidi täiesti, et see, mida inimene nagu sügaval enda sees olles kogeb, seal ei ole aega ja seal võib olla nagu täiesti, et tal võib see lühike aeg tunduda väga pikk aeg võib tunduda väga lühike, et see on hästi erinev. Mul käis just eile oli üks 14-aastane, üks sõber tõi oma lapse nagu kehatöösse ja see oli nii äge, et ta päriselt hingas ja algus ei tahtnud üldse hingata ja ütles, et häält ei tee seda häält nagu, et ei ole ebamugav, kuigi sa näed, et tal on ebamugav, on ju. Ja lõpuks hakkas hingama ja tegi häält ja väljendas ennast ja nagu läks nii sügavale, nii hästi püsis kohal täielikult ja siis tekkis see lõpulõdvestus ja ta vajus sellisesse sa näed näo järgi lihtsalt, ta läheb nagu, sa näed nagu näos on selline kuskile allikasse jõuab sisse nagu ja sa näed ta näo järgi, et ta on mingis jõuab universumi sellesse ühendusse tähesüsteemi tagasi, on ju, sest ta teab, ta on sealt tulnud, see ühendus tekib selle kohaga
ja see käis võib-olla 5 minutit, oli see süvalõdvestus ja siis ta ehmatas ära, et kaua ma magasin, mul tundus, ma olen terve öö ära maganud. Ta reaalselt mõtles, et hommik on käes, nii sügavale nagu. Ja seda oli nagu, kui äge, täiesti silmad olid selged, särasid, julges silma vaadata, julges kallistada, ennem oli nagu ei. Ja just see, ja siis on lihtne silma vaadata ka, eks, et ma märkan ka just, et pärast seanssi võib inimesega tekkida selline pikk, sügav silmside ja sa nagu kaod üksteise universumisse, et see on hästi ilus. Hästi ilus, aga mul just tuleb meelde nüüd üks jälle asi, mis nagu, kaks asja, et meestekal, et üks nii ilus minust, et kuidas saab veel ilusamini üks lapsevanem iseenda lapsele öelda, et ükskõik, kas laps küsib isa või ema käest, et isa või ema, et kelleks ma võiksin saada nagu, kui ma suureks saan. Üsna teades, mida tänapäeval ikkagi lapsevanemad ütlevad, et presidendiks või siis riigikogulaseks või ärimeheks või siis rikkaks või mida iganes, on ju. Aga kui sa suudad nagu öelda lapsele sellisel hetkel, et saa lihtsalt heaks inimeseks, saa iseendaks ja jää iseendaks ja ela iseendana. See on nagu suurim kingitus, mida üks lapsevanem, kui ta oma hirmudest läbi läheb ja niimoodi ütleb, aga äkki saab tast pohhuist või ma ei tea miskit veel, aga see on enda hirm. See on enda hirm. See nüüd ongi see, et kui me rääkisime loomisest ja sellest, et on nagu see hirmutee ja on armastuse ja usalduse tee, siis selles hirmutees ongi see, et me teeme otsuseid ja valikuid pidevalt selle põhjal, mida me alateadvuses kardame, et see juhtub ja siis me valime selle, et kindlustada, et ei juhtuks see, mida ma kardan. Aga nüüd, kui ma usaldan ja ma lihtsalt annan sellele lapsele täieliku usalduse ja armastuse ja loomulikult ma aitan tal, et leida tal oma tegevused ja kõik see, aga just see toetus ja olemasolu, kohalolu ja ühendus ja kõik see, mida laps vajab, siis kui laps on endaga ühenduses, ta liigubki oma hingeteed ja ta leiabki kõik need tegevused, mis teda huvitavad, mis teda edasi viivad ja see arendab teda kõige rohkem, see avab teda kõige rohkem iseendale just, et siis ta saab järjest rohkem iseendaks ja kui ta on see iseendaga ühenduses noor täiskasvanu, siis ta leiab täpselt need tegevused oma ellu, mis teevad teda õnnelikuks ja mis talle sobivad. Et mina arvan küll, et see on puhtalt hirm, et me kardame, et siis lapsega midagi juhtub, kui ma nüüd, ja seesama, et kui ma ei pane seda lapse graafikut nüüd nii täis, et tal hommikust õhtuni on kõik need koolid ja ringid ja trennid ja laps on tegelikult nagu, laste koormus on ikka mega. See on, ma lihtsalt ei suuda ette kujutada, sest nad peavad veel peale kooli kodus õppima hakkama ja kõik need trennid ja ringid, et mulle tundub see nagu ulme. No vaata, meie sõbrad just hiljuti vahetasid nagu lapsel kooli ära ja nad märkasid, see oli nagu päevade küsimus, kus nad märkasid, laps muutus uuesti elusaks, tal tekkis elurõõm tagasi, mingi stress oli kadunud. Seal oli poole väiksema koormusega kool, tal on tekkinud huvi, mida ennem ei olnud, sest vaata, kui lapsel on nagu hästi palju kõike. Ülekoormus, siis see on sama tunne, kui sulle nagu surutakse seda peale, nagu seda ülekoormust ja mis juhtub selle siis ülekoormusega, see on nagu, inimene läheb vihaseks, siis ta on kogu maailma peale pahane, siis ta hakkab nagu otsima väljapääsu, aga protestima, põgenema kehast ära, ta ei taha kehas olla, siis ta hakkab igasti jamadega tegelema, tekivad kanepid, pornograafia, enesehävitus, lõikumine, kõik toitumishäired, kõik muu, millega te jooksete tegelikult on ju mööda arste, sellest, et küsida kõige lihtsam küsimuse, kuidas sul läheb igapäevaelus, mida sa vajad, on ju. Ja ma olen märganud ka, et ega see vanemate nagu nende see
tahe, et ma pean selle oma soovi läbi suruma, et ta saaks see ikkagi, mida ma soovin. Ja siis tulevad 30+ aastased inimesed teraapiatesse, mis tundub nagu nii absurdne, et juba nagu iseseisav inimene ja ta endiselt kardab oma vanemaid megalt ennast väljendada, ta on iseseisev inimene, oma elu, oma pere juba. Ikka kardavad oma ema, isa, sest et siiamaani on veel mälus sees see, et kas ma ikka olen väärt, kas ma ikka olen piisav, kas ma ikka teen nii, nagu vanemad soovivad, kas ma väärin mingit tähelepanu, sest kui ma olen nii, nagu nemad tahavad, kuigi see käib mul täiesti vastu, on ju. See on nagu nii kurb ja nii nagu valus, kui inimesed on pidanud nii kaugele minema sellise kannatusega, et ei ole ennast julgenud vastu võtta. Ja vaata, ongi, et see süsteem on meid nii kasvatanud praegu ja tegelikult on seal nagu see uus hirm kohe jälle, et kuidas siis sellest nagu välja saada, et kuidas siis teha nagu need uued valikud, et me nagu ei näe väljapääsu, aga üks asi on ka see, mulle tundub, et ei taheta nagu loobuda oma mingitest, ma ei tea, luksautodest või võib-olla, ma ei tea, majast, mida tegelikult võib-olla sa ei kasutagi poolt, liiga suur on ju, või mis iganes, et väga tihti on see, et mul peab olema see ja see ja see asi selleks, et hoida oma mingit staatust, et ma ei saa lihtsalt lubada endale mingit nagu väiksemat või lihtsamat asja, et tegelikkuses, mida mina kogen isiklikult, et kõige lihtsam elu teeb mind kõige õnnelikumaks, kus mul ei ole mingeid selliseid kohustusi kaelas, kus et ma nagu pean nii meeleheitlikult oravrattas jooksma kogu aeg. Et muidugi siin ma loodan, et keegi ei saa kuidagi valesti aru, et siin ei ole mingeid võrdlusi ja keegi ei tee midagi valesti, aga et kui on raske, et siis tegelikult on väljapääs, aga me lihtsalt tihti ei näe nagu sellest seda väljapääsu, et me elame ikkagi hästi palju selles nagu ellujäämises instinktil ja selles kohas me justkui oleme ohvrid, meil justkui ei ole seda valikut, et kui me ütleme, et on tegelikult rohkem kui 1 või 2 valikut, kus tuleb see vabadus, siis tegelikult inimesed tihti ei näe seda, et ongi selline tunne, et mul ongi ainult see 1 valik või äärmisel juhul 2 halba valikut ja et ei näegi väljapääsu ja see on hästi kurb tegelikult. Aga see on seesama, mida me nüüd algus rääkisest on ju perspektiividest, eks? Et laienda neid perspektiive, eks? Et tegelikult kui hakata nagu, kui saada nagu nüüd rohkem jälle iseendaga ühendust, siis läbi südame tasandi hakkavad tulema uued lahendused. Aga kuni me oleme hästi veel peatasandil ja mõtleme nagu sellele, et kuidas seni on olnud, püüame nagu minevikku vaadates omale uut tulevikku luua, siis see tegelikult ei toimi. Et see uus tulevik tuleb ikkagi nüüd läbi selle, et me oleme südames, me loome endaga ühenduse ja me hakkame südame tasandil tundma, mida me siis tegelikult vajame. Et me ei me loome tunnet? Jaa, et me ei loo nagu seda, et mul peab olema selline maja, täpselt sellises asukohas, mul peab olema laps peab käima nagu parimas koolis, kus on kõige suurem koormus, aga siis temast saab edukas ja nii edasi, et tegelikult kui nüüd südame järgi hakata tunnetama, mida ma tegelikult vajan, mida ma tegelikult soovin, kuidas ma tegelikult sooviksin, mida ma tahan tunda, et ma tahaksin rahu tunda. Ja raha tunda saab öelda. Raha saab ka tunda. Pane 5 sötine siia peale ja tunne. Raha tuleb päriselt. Raha tuleb, kui me käime oma südameteed. Ja kui me tunneme ära selle, mis meile tekitab põnevust, elevust, kirge, rahulolu, et ma tahan seda teha, millega ma tegelen. See on põnev. Sest see on põnev ja ma ei tee seda raha pärast, vaid ma teen selle pärast, et ma tahan seda teha.
et see tuleb minu seest, see on nagu minu eneseväljendus, mida ma teen iga päev, siis sellele alati tuleb ka väärtus taha, et see raha tuleb sinna, et see ei ole tegelikult, et arvatakse, et see on nüüd see mingi hipide mõte ainult on ju ja siis elad nagu tegelikult mitte midagi sul pole, elad telgis on ju, et tegelikkuses mina küll kogen seda, et kui ma elan oma südame järgi, kui mul ei ole meeletult tahtmisi või vajadust kellelegi teisele midagi tõestada, et ma olen jube edukas või see ja see, kui see kõik nagu ära kukuks, kui see kõik kõrvale jätta, siis on nii vähe vaja selleks, et õnnelik olla, väga vähe. Ja mis päriselt teeb meid õnnelikuks, on südameühendused. Ja see tekitab meisse rahu ja rahulolu ja rõõmu ja meil on hea olla ja loomulikult tasub unistada suuremalt. Tasubki unistada, et mul on ka ilus kodu ja kõik, aga võib-olla on näiteks, oletame, kodu on lihtsalt nii kallis kohas, et seal ongi see laen nii suur, eks, aga kui teha mingi väike asukoha muutus, siis juba saab võib-olla vähemate kuludega hakkama ja juba sul on rohkem hingamiseks ruumi. Siin tuleb mängu see Forrest Gumpi film, et tahaks kindla peale ikkagi teada, kas ikkagi kui ma teen selle vahetuse, kas läheb paremaks. Tahaks kindlalt teada. See just usaldab. Ei, no lihtsalt seal, ma nagu lihtsalt filmis, et tema kogu aeg usaldas ja vaata elu kandis. Aga see inimene tavaliselt mõistus ikkagi tahaks ikkagi... Ei julge seda sammu enne teha. Ja mis ei tähenda, et me nüüd hullult siin vabad oleme, et halloo, tegeleme iga päev sama asjaga selle usalduse leidmisega enda sees, et see on nagu pidev, järjepidev töö iseendaga nagu iga päev, iga tund, iga sekund usaldada, kogu aeg usaldada ja siis hakkab nagu vaikselt see nagu kinnituma aina rohkem on ju. Ja kindlasti ma ei taha siin rääkida, et meie oleme nüüd juba seal paradiisi leidnud. Iga päev samad dilemmad ees ja katsume lihtsalt märgata kõige olulisem, et see võimekus märgata seda mustri muutust pidevalt, et ma jälle ei usalda, jälle ma tahan kontrollida, jälle ma tahan mingit kindlat lugu siia taha saada, nagu justkui see lugu oleks kindel, on ju, sinu peas. Hakake tegelikult meenutama, et see lood, mis te peas olete rääkinud, on ju, endale, on need õuduslood või head lood või mis iganes, et kui vähe tegelikult elus nad niimoodi lähevad, nagu te pea räägib, aga kui palju lähevad need asjad, mida te südamega tunnete, et see on nagu tohutu vahe nagu. Et kui palju see läheb täide, mida sa siit tunned ja mida sa tõeliselt soovid ja see kirega teed ja ma arvan, et see on ka nagu mega usaldus on ju. Aga üks veel võib-olla oluline teema ka on selline asi nagu süütunne. Et süütundest käitun nii ja süütundest olen selline ja süütundest mis iganes veel on ju, et see on ka hästi läbiv teema olnud minu nagu juurest läbi käinud inimestega ja näen, kui paljud nendest tekib seda nagu vabastatud energiat, kus keha hakkab kohe surinema, kui nad selle perspektiivi ära muudavad ja saavad aru, et tegelikult nad ei kohustu nagu seda tegema, et tegelikult nad ei pea vastutama. Elu on ammu edasi läinud, aga nad ikka veel tunnevad vastutust, et ükskõik, kas on siis vanemate ees või kuskil mingite laste ees, kes on täiskasvanud saanud või sõprade ees või mis iganes on ju, ekside ees või kuidas see jada võib väga kaugele minna, et kogu aeg ma nagu tunnen, et ikkagi võib olla ma selles elus, mis ma ennem elasin või olin või tegin, et mulle kuidagi, et ma tunnen, et ma olen vastutav sellest kõiges ja see tekitab tohutut koormat tegelikult inimesele. See loob selle sageduse ikka hästi madalale ja siis meil on nii raske jälle nagu tõusta ja tõesti saada jälle seda
seda nagu kerguse tunnet ja vabaduse tunnet ja seda nagu puhast loomist endast kätte, et see kõik need süü ja alanduse tunded ikkagi hoiavad meid hästi maad ligi ja need on tõesti asjad, millega on vaja tegeleda, et need maha jätta. Üks huvitav perspektiiv on selline ka veel süütunde juures, et eriti kui me näiteks valime iseennast, et ma teen selle otsuse, et ma valin iseennast. Oskus ei öelda. Jaa, et näiteks kas või ka mingites suhetes, et kus sa tunned, et hetkel ma ei saa selles kas suhtes rohkem olla või miski nagu tõesti on, ma tunnen, et miski sõidab mulle sisse ja ma pean siin praegu ennast kehtestama. Seda saab teha armastavalt ja see ei pea kuidagi konfliktiga olema, aga ikkagi me väga tihti tunneme ennast süüdi, kui me oleme ennast kuidagi valinud, ennast kehtestanud. Ja vaadake ette praegu jõuluaeg ja tai pohh, kui te nõrga kingi ostate. Te olete raudselt süüdi ja siis teie süütunne kannab teid elu läbi. Oota, ma tahtsin oma mõtte lõpetada, et see süütunne tegelikult ta ei tähenda seda, et sa oledki süüdi, vaid ta võib tähendada lihtsalt seda, et sa harjutad mingit uut käitumisviisi ja see on sulle alguses nagu harjumatu või nagu sa ei ole seda varem teinud võib-olla ja kui sa alles õpid seda nagu, et sa alles õpid seda, et kuidas ennast kehtestada, kuidas öelda ei, siis alguses on see eriti ebamugav ja tekib see süütunne, aga kui sa võtad seda nii, et see süütunne praegu, et sa ei ketraks edasi seda, et oi, äkki ma oleks pidanud kuidagi teisiti tegema või äkki see ikkagi ei olnud õige või, et see tunne ei tähenda seda, vaid see tunne lihtsalt tähendab seda, et sa harjutad uut käitumismustrit või käitumisviisi ja sa alles õpid seda ja sellepärast lihtsalt sul on praegu ebamugav, et seda võib vaadata erinevat moodi. See võtab aega, eks, et kui mida rohkem sa harjutad, mida rohkem seda ümber programmeerid endas, seda lihtsamaks see läheb ja mingist hetkest see muutub nii loomulikuks on ja. Et ma mäletan endal üks õpetaja minu eluteel, et kes kartis väga-väga kõige suurem hirm oli, et naised ütlevad ära nagu talle kohtumise nagu. Ja see oli nii suur hirm, et ta nagu hakkas üle keha värisema nagu enne, kui ta läks nagu ise tundis, et tahab minna nagu kontakti, aga ja küsima ja ennem hakkas juba keha niimoodi värisema, et lihtsalt nii suur hirm tuli. Mõtle, kui ma nagu ei saan, siis ma ei ole vastu võetud, siis ma ei ole väärt midagi, siis ma ei ole tahetud ja see lugu võib minna väga kaugele. Ja siis ta hakkas nagu praktiseerima seda, et ta hakkas teadlikult minema ja ta justkui ise tundiski ette, et nagunii saan korvi ja olgu siis nii, aga ma vähemalt nagu julgen minna küsima. Oli valmis selleks kõige halvemaks? Just, oli valmis kogu aeg kõige halvemaks ja ta ütles ise vähemalt, et vähemalt 100 korda ta saigi korvi. Ja mis siis muutus, aga see muutus ta jaoks nii nagu põnevaks ja tekkis see põnevus, millest me nüüd rääksime, et tekib see põnevus, et ma tahangi näha, et huvitav, mis juhtub nagu, sest sellest hirmust hirm muutub põnevuseks mingist hetkest. Ja siis sa lähed ja siis on põnev ja mis siis hakkas? Siis tekkis 100 jaad. Ja nii me muudamegi. See oli järgmine mure. Nii me muudamegi oma elukogemust. Kuidas need laised kõik ära manageerida, kes jaa ütlevad. Et see, vaata kuidas, ja see, me jõudsime hästi olulise kohani minu meelest praegu, et see suhtumine määrab kõik tegelikult. Täpselt. Et kui sa saad nüüd tõesti selle hirmu või ükskõik mis iganes tunde pöörata nagu sellesse, et aga ma ikkagi, eriti hirmudega, see toimibki minu meelest hästi. Et ma otsustan ikkagi minna, aga ma otsustan minna nagu põnevusega või et ma üldse, et kui ma pean näiteks tegema midagi, mida ma ei taha teha või mul on ebamugav, aga mul on vaja seda teha, et siis ma leian nagu selle vaatenurga, et kuidas see on mulle huvitav või põnev.
ja see hakkab tegelikult hästi muutma ja niimoodi nagu need mingid vanad programmid nagu lahustuvad ära ka. Et see, mis mulle võib-olla, noh, et võib-olla tal oligi, vaata aastaid oli see mingi üks programm, üks muster ja ta ei saanud sellest ennem välja, kui ta muutis selle perspektiivi ja see muutus. Et see on... Võib-olla isegi vaata sellises kohas, mis toome nagu siia jällegi sisse elust enesest näited, et mõnikord siis inimestel on nagu see kindel nagu otsus enda sees, et no võt selle inimese käest ma kunagi andeks ei palu, vaid selle inimese nagu mida iganes, kohe läheb põnevaks kelli. selle inimesega suhtes ma mingit muutust ei tee, aga mis siis, kui sa võtaks selle selliselt, et sa natukene võib-olla enne seda isegi praktiseeriks seda iseenese vaatluse oskust ehk meditatsiooni oskust natuke endas ja mingi asi, mis võib-olla on sulle hästi-hästi-hästi ebamugav ja sa just läheksid sellise uudishimuga seda muutust sinna tooma ja sa sellel samal ajal oleks nagu see väike laps, et kes vaatab, et näed, et umbes, et peitsin isa soki ära hommikul, on ju, et ta pidi küll tööle minema ja tal on kiire, aga mul endal nii põnev ja vaatan, kuidas ta seda sokki paaniliselt taga otsib ja noh, midagi nagu on nagu juba päris endast väljas ja aga sa just samasuguse uudishimuga vaatled seda, et mis juhtub praeguses hetkes, kui ma nüüd tõin siia täiesti teise perspektiivi, teise suhtumise ja teise niisuguse huvitava energia praegu sellesse dünaamikasse, mida mu ego või aju ei lubanud mitte kuidagi teha, aga ma muudan ära selle ja vaatan, mis siis juhtub nagu. Ja oled selles uudishimulik vaatleja selles, ma tean, et sa ütleb, et elu sees ei tee seda. Elu sees ei lähe nagu muuda seda perspektiivi, elu sees ei võta vastu mida iganes, elu sees ei helista, ma ei tea, noh, ei küsi andeks või ei ütle, et ma mõistan sind isegi. Vaata, see on huvitav koht, on ju, et kui ma ütlen, et ma mõistan sind, vaata, tavaliselt inimese aju, oota, ma ei saa ju öelda, et kui ma ütlen, et ma mõistan sind, siis see tähendab, et tal on ju õigus. Minul on praegu ju õigus ja mina olen siin kannataja ja mina soovin siin nagu, et mind mõistetakse. Aga ma ei ole elu sees nõus ütlema, et ma mõistan sind. See ei tähenda, et sa midagi pead muutma hakkama temas või selles olukorras, vaid ma mõistan ka sinu perspektiivi selles kõiges, mis on meie vahel. Saada, on ju, päris huvitav koht, et ma mõistan lihtsalt ja tegelikult ju iga hing kõige rohkem tahab olla kuuldud, nähtud, mõistetud ja nagu armastatud. Et läbi selle me avamegi need perspektiivid tema jaoks ja temast tekib ka see kohe see südameruum. Päriselt sa mõistad mind või? Okei, nii tänulik, et sa vähemalt mõistad mind. See ei tähenda, et võtab pinge maha võtab pinge maha kohe, võtab viha maha, võtab võitluse kahe inimese vahel maha ja teine ütleb, ma mõistan sind ka. Aga ego ei luba. Aga vaata, mis juhtub, kui sa seda teed ja lubad. See on mega avardumine nagu. Mega avardumine. Ja. Et sa lihtsalt mõistad sellest perspektiivist teist poolt nagu. Just. Pani vaikseks kohe. Mõistad mind nüüd? Kas sa mõistad mind? Jaa. Igasugu huvitavaid mälestusi tuli lausa selle peale meelde, et kuidas ka kunagi pangas töötades laenuosakonnas pidin vahest helistama võlgnikele ja siis ma mäletan, noh, mina selline üsna süke arglik ja see oli esialgu mulle päris ebamugav, aga ma võtsin ka sellise just selle sama suhtumise, et see oleks mulle huvitav, et ma nagu huviga kuulan, et kuidas siis inimesed reageerivad ja väga tihti ma sain esimesena sõimata ja siis ma hakkasingi nagu seda niiviisi nagu huviga vaatlema, et kuidas siis see inimene nagu mind sõimab praegu
ja mul küll juhataja ütles, et sa ei pea kuulama selliseid sõnu, pane kohe ära telefon, aga mul hakkas huvitav, et kuidas inimene nagu kuna ma psühholoogiat ka õppinud ja mul oli nagu päris huvitav nagu inimese psühholoogiat jälgida, et kuidas siis inimene nagu käitub ja kui ma üldse ei reageerinud, et kuidas ta siis veel käitus, et ma ei hakanud talle kuidagi vastu, vaid võtsingi seda niiviisi nagu mänguna ja vaatlesin rohkem, et see oli päris huvitav kogemus. Nii äge. Nii et ega jah, et ma arvan, et ikkagi ja me oleme mõlemad seda meelt, et eks on oluline ka kogeda elus neid üksi olemise perioode ja hästi oluline on ka iseendale aega võtta, et veel kord nagu mis iganes, kes on nagu paaris elavad, et julgege üksteisele ruumi anda, julgege küsida seda enda aega ja võtta ja lubada seda aega nii endale kui teisele ja see on hästi vajalik, sest nagu ikka nendes kõikides koos olemistes on tihti ka see, et tihti ka me nii sulandume kokku ja mingist hetkest on hästi oluline, et me ei saa enam aru, et kas need tunded, mida ma kogen praegu, et siis me väljad lähevad nii usaldusse ja mida ma ise tegelikult praegu tahan või vajan, jah. Tunnen või vajan või soovin või kas on minu tunne või on tema tunne või selle jaoks juba on see iseendale aja võtmine hästi vajalik ja noh, me ise vähemalt oleme märganud, aga see on kõige keerulisem võib-olla koht tihti just paarisuhetes, et ei julgeta väga seda aega võtta ja küsida, on ju. Aga see on nii vajalik. See on, ma arvan, see sama koht, et jälle, et kui ma valin ise ennast, et siis kipub see süütunne tulema tihti. See ja teistpidi tuleb teise poole pealt ka usaldamatus, et nagu, et ma ei julge teda lubada nagu kuhugi, on ju. Et kohe tekib mingi ärevus ja mingisugune nagu äkki ta jätab mu maha või äkki ta läheb ära. See ebamugavustunne, et kas ta ei taha muga enam koos olla. Kas ta koos olla või äkki hakkab talle meeldima see vabadus või nii palju hirme, nüüd siis tulebki tegeleda. Märka, kas sinus on ka need asjad aktiveeruvad ja siis on nagu kõige õigem hetk nendega tegeleda, sest varem või hiljem sa muidu puutud selle sama koha kokku ja sinu suhe läheb täpselt selle sama teema pärast tegelikult teravaks ja laiali. Nii et see on minust väga vajalik. Ei pea minema, on ju, aga ta võib olla nagu trigger, väga tugev trigger. See teema kindlasti jah, ega ta ise nagu tavaliselt ära ei kao kuhugi, et kui ta on olemas, siis on vaja sellele otsa vaadata. Ja muidugi praegu on selline aeg, kus kui me oleme hästi südameühenduses ja me suudame hoida seda südameühendust, siis võivad need vanad programmid üsna kergesti ka ise juba lahustuma hakata, aga neid ei saa nagu kõrvale panna, et kui nad ikkagi tulevad nähtavaks, siis on vaja nad kas tundena endast läbi lasta, olla siis südames kohal või on vaja mingi vestlus maha pidada või et midagi oleks seal ikkagi hea teha, et jah, on erinevaid viise. Äge, kui oleme päris kaua juba lobisenud, mingi pea tund 20 vist peaaegu. Et jõuluaeg ka, et ei taha, et teil verivorst ja kapsas ja kartul jääb söömata. Kõik kingid läbi vaatamata, et igal juhul meie siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga nagu alati siis oleme aasta lõpus toonud välja ka, et mis siis toimumas on ja üks hästi äge asi oli, et ma tahan siit omalt poolt väga tänada Sky Plussi, kes üks hommiku pühendas ekstaatilisele tantsule ja minule pea 10 minutit ja ma olen hästi tänulik kogu sellele hommikuprogrammi tiimile. Sest seda oli nagu ühtepidi hirmutav ja teistpidi nagu päris nagu südantsoojendav kuulda, et kuidas nad kõik nagu ühes suust nagu ka väljendasid, et täitsa nagu oleme kuulanud neid asju ja neid riilse ja väljaütlemisi, mida siis Tiit või Kerli on, sinu nime ei olnud, aga küll me oleme seal koos läbi käinud, on ju, podcastide või asjade kaudu, aga vähemalt, et me noogutame kaasa ja täitsa õige jutt tundub ja täitsa nagu nõus, on ju.
aga ei usu, et see võimalik muutusesse tuua kõik on ju ja teine asi oli see ekstaatiline tants, et see tundub midagi nii hirmutavat ja nii ebareaalset, et inimesed päriselt tulevad kokku ja päriselt tantsivad ja täiesti kained ka veel, et see ei ole normaalne. No ega nad ikka ei uskunud, et me päris kained oleme, nad arvasid, et ikka mingi laks on sees. Aga ja siis on hästi huvitav seda kuulata, et ma ka kuulasin seda ja mõtlesin, et me elame siin nagu ühes samas ühiskonnas, ühel samal armsal Eestimaal ja me võime kogeda nii erinevalt oma elu, et kuidas saab olla nii nagu loomulik asi nagu tantsimine, nii ebamugav selge peaga. Mis ongi tegelikult sinu keha väljendus ja vastuvõtmine. Et see tundub inimesele lausa nagu uskumatu, et seda saab teha. Ja. Et see oli minu jaoks nagu vau ja ma mõtlesin, et sama huvitav nagu, sama uskumatu nagu minule tundub, nende perspektiivi tundub see minu vaade neile, et see on tõesti uskumatu, et kui loomulik on tantsimine ja miks see peaks olema nii hirmutav, et peab kindlasti ennast purju jooma, et see on huvitav, et soovitaks tulla kindlasti Tulge kogema. Tantsima, me loodan, et ikka enne 27. Virko nooguta, ütle, et enne 27. detsembrit see jõuab välja, ikkagi me loodame ta 25. ikka välja tuua. Ja et saate mõnusas rahus, jõulurahus kuulata ja et tulge 27. detsember Saku mõisa tantsima ekstaatilisele tantsule. Siis tulge, me juhendame teid, kui on vaja või me anname need mingid siuksed nipid või õpetussõnad, mis võib-olla esimest korda siis selle hirmu kuidagi maha võtaks, et kindlasti ei tasu seda karta, et see on nii loomulik ja nii tore. Ja DJ on Rain Tunker, üks Eesti minu arust kõige ägedamaid ekstaatilise tantsu, kes on seda kõige kauem praktiseerinud. Ma imestasin, et teda ei teatud, kuna ta on ju Raadio 2 progressiooni saatejuht ka, et ja veel restorani kettide nagu ka üks osanike, omanike ja tegevjuhte, nii et väga huvitav. Ja teine väga ilus hing, Stella Terna, tuleb ka siis, tal on just luuleraamat välja tulnud ja tema tuleb siis meile oma imelist siukest vaba luulet, mis on nii eluline, nii puudutav ja nii ilus, tuleb ka jagama sinna lõpetuseks seda ja võib-olla see kombo veel Rain oma kitarri ja kõigega, et ma isegi ei tea, mis juhtuma hakkab, ma usaldan jälle seda kohta ka ja see on hästi äge, et tulge kohale ja vabalt ägedad riided, mitte ei pea mingit mis iganes sportlike riietega või nii, kuidas sina kõige ägedamalt ennast nii, et sul on mugav ja mõnus. Sul on mugav ja mõnus. Nii, ja teine võib-olla oluline info on siis, mis on juba päris varsti toimumas, on siis iga-aastased meie enesearengu laagrireisid ja see aasta korraldame siis Sri Lankal 6. kuni 18. jaanuar. Siuke 12-päevane laager, kus me teeme siis erinevaid praktikaid, õpetame meditatsiooni, käime ujumas, võib-olla surfamas, isegi tripime ringi motikate kohalike võrridega seal ja siis veel juhitud meditatsioone kindlasti tunnetesse iseenda sisse ja kerli juhendamisel ja veel palju muud, mis tekib koha peal, nii et joogat ja hingamist samas ka juurde ja teine reis siis selline on Filipiinidel, mis oli 9-21 veebruar, eks. Ja Siargao saarel, et mis on alati niisugused põnevad kohad, et me samamoodi katsume pakkuda rohkem niisugust ehedust ja seda päris kultuuri ja seda päris elu, et sa saaksid ka maigu igas kohas, kus me teeme sellest päris elust, et see ei ole nüüd niisugune, et me kuskil linna tänavate vahel ja ma ei tea, mingites ülehinnatud hotellides või me oleme hästi ilusates, ehedates ja looduslikes kohtades. Seekord on meil õnnestunud siis mõlemad villad leida täiesti privaatsel mererannal. Nii et igal juhul kirjutage mulle või Kerlile ja Kerli kohta siis saate rohkem infot eluloome.ee kodulehelt ja Facebookis on see Eluloome. Vabandust, Facebookis
ja minul on siis koduleht www.tiittrofimov.ee, seal on minu tegemised kõik olemas, minu ka teraapiad või vastuvõtud ja teenused ja Kerli juurde saate ka oma südameid ja hingi tulla avama. Nii et sellised mõtted ja veel kord aitäh, Ekos, Virko, aitäh sulle. Virko on tubli meil abiline olnud ja Good News ja kõik teie kallid inimesed, kes te tõesti meid vaatate, kuulate, saadate pöidlaid või annate tagasisidet, jagage, kui see puudutas see podcast teid ja kuulake teisi keset elu podcast'e ka, sest meie eesmärk või kõige suurem hingesoov ongi, et need podcast'id puudutaks pigem sügavamalt teie hinge, mitte teie mõistust nii väga. Ja et me igaüks nagu minu arusaamist mööda on nagu, mis me teeme, on see, et me äratame üksteise mälu, et läbi erinevate jagamiste hakkab meil tekkima arusaam sellest, mis on minu tõde. Et sinul läbi selle, kui sa kuulad ühte, teist, kolmandat, sul hakkab tekkima järjest rohkem arusaam, mis resoneerub sinuga, see on sinu tõde. Ja sellepärast minu meelest täiesti mõttetu on vaielda või öelda, et keegi on nõme või keegi midagi valesti teeb. Igalühel ongi see oma tõde ja me oleme siin selleks, et aidata üksteisel aru saada, kes me oleme, et kes olen mina, kes oled sina, mis on mulle loomulik, mida ma soovin kogeda, kes ma soovin olla, mis on mulle need tunded, need kogemused, mis teevad mul elu siin kehastuses mõnusaks. Ja et ma julgen olla see, kes ma olen. Just. Mis iganes siis kohas ma olen ja kes ma olen, kuidas. Ja see võib olla väga erinev, aga oluline on see, et me ei kaotaks ühendust oma südamega, et me tunneksime, et jaa, see on see, mida ma soovin ja see tuleb südamest ja see võib olla nagu väga suur, et kui mina räägin siin, et see peab olema lihtne elu, siis see on minu jaoks nii ja see ei pruugi olla kellegi teise jaoks üldsegi tõde. Aga lihtsalt, et me teeksime vahet, et mis tuleb nagu mingi ego tahtmise pealt või hirmude pealt, mis tuleb siis selle pealt, mis tuleb puhtast südamest. Nii et nagu unistame inimesed ja ärme lähme sinna hirmudesse, ärme lähme otsima erinevaid versioone, mis kõik võib juhtuda, vaid loome teadlikult. Päriselt me igaüks panustame sellesse, milline on isiklik elu, tulevik ja milline on siin meie maa tulevik. Et selles mõttes mina hästi palun, et me kõik üheskoos unistaks ja looks niiviisi teadlikult. Ja kui igaüks võtab selle vastutuse, et mina saan luua rahu persoonina nagu isiksusena kõige kiiremini enda sees, siis see laieneb nagu välja suhtes nagu ka edasi. Aga kui me ootame, et keegi teine looks seda rahu sinu sees või riik või mis iganes looks selle rahu ja siis tuleb minusse ka rahu, see ei käi seda pidi. Et proovime selle vastutuse kindlalt enda vastutusalasse võtta, et igaühe rahu vastutus on tema enda sisemise rahu nagu kaudu. Et see on ülivajalik nagu sõbrad, et kui selle ära tabame ja ära teeme, siis me ei saa enam kedagi teist süüdistada ja nõuda ja kiruda ja ma ei tea, mis iganes, sest meie vastutus on kõigepealt iseenda sees sisemine rahu luua. Meie anname enda poolt parima läbi iseenda ja läbi selle, mida me teeme, et me aitame ka inimestel seda rahu iseendas rohkem leida. See on see meie südame soov ja missioon, mis on meile nii oluline ja me oleme hästi tänulikud igale inimesele, igale hingele, kes seda sama teeb läbi iseenda. Aitäh sulle, kallis. Ja ma veel siia lisan ikkagi veel juurde, et kui te nüüd mõtlesite, et kus või mis, siis vaadake ikkagi nende reiside kohta. Facebookis on Sri Lanka väereis ja Filipiinide väereis, nii et meie annamegi või meie missioon on seda südame energiat edasi kanda. Ja kes ennem ei kuule, ei näe meid, siis suvel on Südamega südamesse festival väga ilusas looduskaunis kohas. Juba piletid müügil, info väljas,
tulge kogema seda südameruumi 10–11 juuli Läänemaal. Jah. Siinsamas. Jah. Kalli, olge hoitud ja ilusat pühade aega kõigile. Ja head aasta lõppu. Aitäh.